Tervist, see on teie isiklik psühholoog, kes lahendab teie kõik probleemid ehk leiab selle juure. Ja mis ma leidsin siis täna oma kanaajudega kuidagi ülihing andis, et mis on meie depressiooni ja halva tuju nagu juur, on selles, et me tulime siia materiaalse maailma, mõtlesime, proovime nagu Jumalat mängida. Proovime nagu selle universumi nagu rivistada meie järgi ülesse. See on loomulik, Jumal andis meile unistused, eks, mis me peame täitma, see mitmekesisus, me olemegi sellised, igaüks on eriline, omamoodi tahab elada ja rõõmu, õnne tunda. Aga me oleme, läheme üle piiri ja siis me arvame, et me oleme nii palju rääkinud sellest, et kõik on minust huvitatud esiteks, kõik peavad minu järgi toimima. Ja kui seal on mingi konflikt, siis nemad on haiged, eks ju, või siis loodus tuleb parandada, et loodus ei ole aru saanud, universum ja loodusseadust ei ole ilmselt aru saanud, et tuleb neid ka õpetada, nagu teadlased üritavad, eks loodust seal umbes ekspluateerida, ja kõik läheb hullemaks. 6 korda on tõusnud loodusstiihiad, igased kataklysmid, millegi pärast. Ja siis sa üks päev istud ja saad aru, et sa ei olegi maailmanaba. Saad aru, et keegi mitte kunagi selles maailmas ei ole sinust huvitatud, kui see ei ole just puhas Jumala pühendanu, kes tahab su hinge päästa, kes sa arvad, sa oled igavene hing ja igavesti tahab sind Jumala juurde tagasi, Jumala teadusesse või sellesse allikasse, sellesse algsesse seisundisse tagasi viia. Okei, sellised erandid on, aga enamus, see ongi nagu selle depressiooni või selle viha ja iha ja kadeduse ja kriitika ja hirmude nagu põhjused. Mine pekki, eks ju, elu järel ma püüan ennast siia sisse sättida maailma naba ja mina olen ju Jumal. Ja vot ei allu, see ikkagi tuleb kas see surm või teed mingi asja, siis läheb nihu ja teed mingi plaani ja see ei täitu nii ja kui täitub, siis sa millegi pärast mingi hetk harjud ära, ei olegi õnnelikud, siis oled illusioose energiaga jälle, et hoopis teine plaan, eks ju. Ja tegelikult meil on sisse kodeeritud, et me oleme kõige kõrgema alandliku teeneid, sellepärast, et Bhagavad Gitas on värss ka, et inimestel on, kas nad tahavad või ei taha, või tunnistavad seda või ei tunnista, neil on autoriteete vaja, neil on autoriteedid. Kas see on mingi Johnny Rotten, Sex Pistolsi laulja, ütleme anarhistide jumal, või on see mingi Hollywoodi staar, või on Kim Põhja-Koreas, kus rahvas on peaaegu nälja piiri peale ikka kummard. Neil on sisse kodeeritud, neil on vaja millegaks uskuda, või on see tsaar, või on see riigi president, et jaa, nagu meie inimesed ka siin vaatan, et mõned on Putin on hea või halb, Trump on ikkagi hea, ei ole halb, kõik ootavad seda ime, need lihtsurelikult, et see tuleb kes on poliitikud või mingid hästi rikkad inimesed või mingi hästi kiht staar või sa panustad sinna peale, see on sees meil, eks ju. Parem on panustada algse allika peale, uurida, kes see Jumal on, eks ju. Pühakirjades väga täpselt kirjas, eks ju, kuidas ta laiendab ja mis kehastused tal on. Ja tema on kõige looja, kõige alalhoidja, kõike läbib, eks ju, meie oleme temast lahutamatud osakesed, sinna peale panustad, see on kindel värk, et see ei ole ei allu ajafaktorile ja surmafaktorile, eks ju, kadeduse faktorile, Jumalal ei ole siis kadeduse aspekti, kui sa uurid, eks ju, tema kohta. Ainult headus ja armastus, hea lapsevanem, eks ju, see tähendab, et vahest paneb piitse ka meile, eks ju, aga materiaalne maailm ongi see, kus me saame aru, et see materiaalne energia on püha energia, mis viibki meid tupikusse, see hingekese viib tupikusse, jah. Täielikku tupikusse, et sa saad aru, et okei, andke mulle muud alternatiivi, et mul on juba, see näts on nii näritud, et siin maitset ei ole enam.